Tänases saates küsime, miks viskasid riigid prügikasti varasemalt kokkulepitud pandeemiaplaani? Viirusega võitluses võeti eeskujuks Hiina. Need kahjusid ei ole kokku löödud. Need asjad vajavad detailsemat analüüsi. Me jätame olulise ja väärtusliku hinnangu andmata sellele, mida me tegime või mida me tegemata jätsime. Hiina jäljendamine läks aga väga kalliks maksma ning tõi kaasa paljude inimeste kannatused. Inimestele meeldib kaasa tunda nähtavatele ohvritele, ehk siis need inimesed, kes on haiglas, aga selles kriisis olid ka nähtamatud ohvrid. Kogu pandeemia vältel oli Rootsi sõna otseses mõttes müstiline pelgupaik, kus tänavapildis polnud kuigi palju märke pandeemiast. Rootsi strateegia on ennast väga hästi õigustanud. Rootsis elava teadlase Alar Aabi sõnul hoiti Rootsis paanikavaba õhkkonda. Kommunikatsiooni eesmärk Rootsis on ka inimese stressi alla võtmine, sest pandeemiast läbi tulemisest ühiskond peab olema võimalikult stressivaba. Rootsi ei läinud kunagi lockdowni. Enamus rootslasi ei kandnud maske. Take a look at this. Not a face mask in sight. The government doesn't recommend them. Kohvikutes ei nõutud vaktsiinipassi. Põhikoolid jäeti alati avatuks. Swedish pupils haven't had to miss a day of class. I think it's good that they don't wear a mask. Lapsed said koolis käia, nende oskused, mis koolis kaasa antakse, on suhteliselt paremad kui ülejäänud maailmas. Ja ka selline lõhestatuse hinnangu kohaselt leiti, et Rootsi ühiskond ei lõhestunud. Mis oli ka selle riikliku poliitika üks põhialused, et kas või vaktsiinipasside mittejuurutamine, et see on väga tähtis, et ühiskond püsiks koos. Rootsi on üks ääretult sümpaatne riik kogu selle pandeemia vältel. Ja mitte sellepärast, et nad nii muretult sellesse asjasse suhtusid, vaid sellepärast, et neil oli julgust ise mõelda ja ise oma tee valida, sõltumata rahvusvahelisest survest. Aga teine osa on see, et kui terveks on ühiskond jäänud. Ja ma arvan, et selles osas on Rootsi kõikidest teistest riikidest, kus rakendati Hiina meetodit Eesti sealhulgas pikalt ees. Lähed välja, levitad viirust, püsi kodus. Sest me oleme enneolematult keerulises olukorras. Me teeme kõik, mis meie võimuses. Es ist ernst. See on otsene oht. Riigil on õigus määrata trahve. Eestis läks see vastukäiku Hiina karmikäe strateegia. Võideldi just kui musta katkuga. Tänan ka kõiki neid, kes saavad võitu kihust minna ilusa ilmaga õue, saada kokku sõpradega. Kallis rahvas, püsime kodus. Samal ajal, kui maailma valdas katkupaanika, nägi Rootsi tänavapilt välja suhteliselt tavapärane. Kuidas tegelikult saab oma inimesi hoida, saab väljuda ja läbida kriise ilma rahvast lõhestamata, ilma psühhotraumasi suuri tekitamata. See ühiskond on väga palju rohkem võitnud kogu sellest situatsioonist ja pole kaotanud seda, mida on kaotanud need riigid, kes on väga radikaalseid piiranguid kehtestanud. Rootsi strateegia suunas kõlas ülemaailmselt väga palju kriitikat. Kuidas just ka palju poliitilisel tasandil ja tegelikult teadlaste tasandil üritati seda lähenemist tohutult rünnata, tõenäoliselt selleks, et õigustada enda lähenemist, karmimat lähenemist. Rootslastele ennustati Euroopa kõige kõrgemat suremust. And there has been a lot of speculation about what might have happened if we'd never shut down businesses or schools, just let life go on as normal. Well, they did just that in Sweden, and many now believe the experiment failed. Rootsi väljus aga pandeemiast suhteliselt väikeste kaotustega. Rootsi koroonasuremus on Euroopa laiemas pildis pigem tagasihoidlik. Pea 3 aasta jooksul on kõigist Rootsi elanikest COVID-positiivsena surnud vaid 0,2%. Rootsi lähenemine on kohane sellisele kaasaegsele arusaamisele
ühe tervisega seotud kriisi lahendamisel. Mis mulle Rootsi puhul meeldis, et nad loovad head tingimused, et inimesed saaksid neid tervisealaseid soovitusi jälgida. Me peame aru saama, et inimese tervis kuulub talle. Mulle tundub, et selle COVID-pandeemia oleks saanud elada üle hoopis paremini, hoopis ühtsemalt. Et ühiskond ei oleks katki läinud. Ühiskond läks katki. Täna räägivad meile Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai. Martin Kadai oli Terviseameti hädaolukorra staabijuht. Ta üritas Eestis ära hoida paanikat ja oli juba kriisi alguses haiguse riskide osas aus. Seda, et see haigus on tulnud selleks, et jääda ringlusesse, mis tähendab, et inimkond peab arvestama, et nüüd meil on üks uus haigus juures. Ja päris suure ülekaaluga levibki üsna kergete sümptomitega. Inimesed tihti võib-olla isegi pööra nendele sümptomitele tähelepanu. Kuid tugeva vastuseisu tõttu ei õnnestunud Kadail tüürida Eestit Rootsi kursil. Täna kritiseeritakse laialdaselt Hiina eriti julma viiruse vastast võitlust. Veel 2 aastat tagasi nõudsid hüsteeriasse aetud inimesed sama karmi kätt, aga ka siin. Hiina nullstrateegia küll alguses sai väga palju imetlust ja ka tegelikult meil Eestis olid sellised hääled, et miks me ei tee nii. Ja Euroopas olid sellised hääled, et võiks ka ju teha nii, et näete, kui tõhus, et minnakse mõnes mõttes sellise keskaegse meetodiga, et kõige lahendus on ühiskonna sulgemine. Selline totaalne lockdown, äride sulgemine, koolide sulgemine, kõik muu säärane ja ka piiride sulgemine. Ja see, mis Hiinas toimub, on ikka päris hirmus. Kui 5-aastane seljakotikene seljas üksinda kõndis sinna karantiinikeskusesse, no sõbrad, mis asi see on? Ja võt, me tegelikult ehitasimegi sellised ranged reeglid vastamata küsimusele ja vaatamata nagu 2 sammu ette. Miks me seda teeme? Mis edasi saab? Aga ma usun, et see niisugune Hiinast see esialgne optimism tuli, et paneme kõik kinni ja siis me saame sellest lahti. Me kõik peame koos pingutama ja me saame sellest hullust ja halvast viirusest ühiselt üle, me saame temast võitu. Et ega ma tunnistan oma vigu, et me ütlesime, et me ei lähe nulltolerantsi peale, aga me käitusime ju nagu nulltolerantsis. Me läksime liiga, kogu maailm läks liiga kergelt Hiinat tegema. Et väga kergelt Hiinat hakati matkima. Mis mind hämmastab nende 2 aasta jooksul on see, kui varmad ja kui kiired me oleme omaks võtma totalitaarsete riikide meetmeid mingite eesmärkide saavutamiseks. To stay at home during this pandemic. One form of exercise a day. Can you all go home, please? It's not a holiday. It's a lockdown, which means you don't just come in and sunbathe. Can you please just leave? On ka riike, mis on võtnud laias laastus seisukoha, et seda käsitletakse kui tavalist viirushaigust ja praktiliselt mingeid samme ei astuta. Eesti on pigem selgelt rangemas koolkonnas. Tekkis hüsteeria, et inimesed kaotasid nagu mõtlemisvõime, paljud teadlased toetasid seda hüsteeriat. Paanika ohjamise asemel valati õlitulle hüsteeria õhutamise ja süngete reklaamikampaaniatega. Eestimaa kaotas aru. Ärge liikuge niisama. Me ei räägi siin mingisugusest ülereageerimisest ühelgi juhul. Poliitik ju käitub ja tahabki käituda nii, nagu tema valija ootab. Kui valija ootab karme samme, siis poliitik saab sellest tunnustust ja rakendabki neid karme samme. Ja tegelikult ühiskond nõudis, väga palju ühiskond nõudis selliseid ülikarmi lähenemist. Avaliku arvamuse küsitlus oli mõnes mõttes nagu termomeeter, kas piiranguid peaks juurde panema või mitte.
see põhituum, mis mul ikkagi Terviseametis jätkamisel oli vastumeelne, see lähenemine, kuidas seda olukorda lahendada, oli niivõrd erinev. Näiteks Terviseametil ja Vabariigi Valitsusel. Ja kui siis pidid hakkama tegema otsuseid, mida me siin Eestis teeme, siis näiteks Kadai tuli meile, eks ole, valitsusse, ütles, et kuulge, ärge nüüd pabistage, et see asi ei ole nii hull. Ja ta põhimõtteliselt loobiti sealt kividega sealt minema sealt sellest valitsuse istungit. Pärast tuli välja, et tal oli õigus. Kui sellist ülereageerimist poleks olnud, siis ei oleks olnud mingit tarvidust sellise sisuliselt püstloodis kasvava võla järele. See on pretsedenditu rahatrükk. But to encourage people to stay home. Package of measures, $189 billion. Võitluses viirusega raha ei loetud. Mitte kunagi varem pole ühegi kriisi peale kulutatud niisuguseid kosmilisi summasid, kusjuures enamus rahakulus kehtestatud piirangute kinnimaksmiseks ja mitte haiglaraviks. Päris varakult tekkis küsimus, et kui ühe viirusega võitlemisel me enam raha ei loe, siis mul tekkis küsimus, et aga miks meil varem ei ole niimoodi käitutud? Kõikidest inimestest, kes siit ilmast lahkub, kujutage ette, kui näiteks 10-20% saaks lisa-aastaid. Ma usun, et rahaga oleks võimalik teha seda. Aga siiamaani öeldakse, et seda raha pole. Inimestele ja ettevõtetele pandud ranged piirangud läksid röögatult kalliks maksma. Euroopa Liidu komisjoni juhtavas rahakraanid ja kehtestatud koroonameetmete katteks trükiti arutult triljoneid eurosid. The lockdown of our public life is necessary to contain the virus, but it also slows down severely our economy. That means national governments can pump into the economy as much as they need. We are relaxing the budgetary rules to enable them to do that. Piisavalt palju on olnud aega analüüsida ja mõelda selle peale, et kas äkki reageeriti üle. Aga ma arvan, et andmeid on selleks piisavalt, et olla selles päris kindel. Eriti kui me võrdleme riike teiste riikidega, ei saa kuskilt öelda, et näiteks palju räägitud Rootsi näide, et seal oleks kuidagi asjad halvemini. Kui mõnes riigis, eks ole, kes harrastas väga karme piiranguid, ähvardamist, hämamist, propagandat, seda on olnud praktiliselt igal pool. Aga ma usun et kui sellist ülereageerimist poleks olnud, siis ei oleks olnud mingit tarvidust sellise sisuliselt püstloodis kasvava võla järele. See on Euroopa Keskpank bilanss. ECB on siis Euroopa Keskpank ja see on siis alates 2008. aasta, siin oli siis Lehman Brothers finantskriis. Ja siin me näeme, need on siis miljardid. Et 2 triljonit oli see maht kuskil 2008, kui võideldi selle kriisiga. Enne koroonakriisi oli see bilansi maht kuskil alla 5 triljoni. Ja vaadake nüüd, mis on juhtunud siis kahe aastaga. Ehk et see on siis aastas üle triljoni. Uut digitaalset raha on siis pumbatud süsteemi, et kunagi maailma ajaloos me ei ole näinud nii palju uut raha paisatakse siis majandusse. See on massiivne, märkimisväärne ja pretsedenditu rahatrükk. $6.2 trillion. Ka Eesti kulutas COVIDiga võitlemisel miljardeid. Eesti planeeritud meetmete esimene pakett kokku on 2 miljardit eurot. Kas eestlased oleks pooldanud rangeid meetmeid ka siis, kui oleks ausalt räägitud kaasnevatest majanduslikest kahjudest? Igaüks võiks sellele mõelda, et kui palju ja kuidas me selle eest igaüks maksma hakkame. Ei ole olemas tasuta lõunaid. Kui keskpangad trükivad raha, siis see ei ole mingisugune selline ei millestki võetud, nagu must kunstnik võtab kübarast jänese.
et sellega kaasneb midagi alati, kas varem või hiljem. Ja nüüd me näeme, mis sellega on kaasnenud. Sellega on kaasnenud inflatsioon. Aga mis see inflatsioon siis on? Inflatsioon on tegelikult ju maks. See on maks, mille maksavad kinni kõik kodanikud. Ranged piirangud seiskasid majanduse, põhjustasid plahvatusliku energiakriisi ja tõsised tarneraskused. Kõige traagilisem on tõdeda, et raha põletati suuresti tühja. Pandi majandus kinni, tekitati märkimisväärset majanduslikku kahju, aga samas ei suudetud sellega saavutada siis nende ebameeldivate näitajate märkimisväärset paremat seisu kui kuskil, kus majandus oli rohkem avatud. No, esimene küsimus, et kas võib juhtuda, et piirangud, mis seatakse, et nendest on rohkem kahju kui kasu. Kui ma mõtlen ettevõtluse seisukohas, siis kui ma teen midagi sellist väga teistsugust, riskantset, siis mida ma vähemalt teen, on korralik kasu-kahju analüüs. Ma tean, et ma võin sellega mööda panna, aga ma vähemalt teen selle analüüsi. Aga mina ei ole näinud seda analüüsi. Ma olen palunud seda, küsinud, et kas on olemas, kes tegi, kus see on, kus saaks tutvuda. No ei ole seda. Kas on siis tehtud juba mingi kasude ja kahjude analüüs või saab sealt üldse mingeid fakte nii-öelda välja tuua? Ei, Eestis küll ei ole, vähemalt mina ei tea hetkel, et oleks, aga ma eeldan, et üle maailma kõik teadlased seda fenomeni kõik uurivad. Lisaks suurele majanduslikule kahjule tekitati suurt kahju ka inimeste pideva hirmutamisega. Ärge minge mitte kuhugile, ärge kohtuge teiste inimestega, sest kui teie selle haiguse saate, siis seda haigust te tõenäoliselt võite põdeda väga raskelt. Ja lootmisega, et äkki läheb õnneks, äkki minuga ei juhtu midagi. No tae küsimus, kui juhtub. Et kui inimesele sisestatakse arusaamine, et ta on ohtlik teistele, lihtsalt tema olemasolu on ohtlik teistele, sest ta võib endast kanda surmavat viirust, siis siin tuleb võtta ka nagu vastutus selle näol, et milliseid psühholoogilisi mõjusi me sellega lastele või ka täiskasvanutele tegelikult avaldame. Et meil on toimunud läbi pandeemia kogu aeg tühistamiskampaania minu meelest. Kõik algas 2020 kevadel ja siis olid ohtlikud inimesed need, kes olid COVID-i saanud. Ma veel mäletan seda, kui oli, et issand, tal on COVID, et temast tuleb eemal hoida. Kuidas sa selle COVID ikka said endale, eks ju? Kus sa käisid ja mis sa tegid? Ehk siis esialgu olid nii-öelda need ühiskonnast välja tõrjutud siis COVID-i haiged. See oli esimene grupp, kes välja nii-öelda tõrjuti. Ja seda ma möönan, et nii mina kui teised eksperdid on ilmselt kasutanud seda hirmutamise kaarti selleks, et saada inimesi midagi tegema. Aga võib-olla selleks on ka paremad meetodid, kui nagu iga päev uudised algasid, et täna on nii palju nakatunuid, nii palju surnuid. Sest see uudiste voog oli ikkagi nagu pehmelt öeldes kohutav. Kui sisestada süsteemi terakene surmahirmu ja lasta seda siis nii-öelda süsteemis päris korralikult nii-öelda mitu korda ringi käia, siis tõesti tekivadki inimesed, kes leiavadki, et ilmselt keegi mitte kunagi enam välja ei lähe. Keegi ei ole nagu vabandanud, et on aetud nagu totaalset jama ja häma. Isegi kui nad sel hetkel arvasid, et see on tõsi. Väga kiiresti ju saadi aru, et see ei ole 3,% suremusega viirus. Kujundati ekslik tunnetus, et tegemist on kõigi jaoks väga ohtliku haigusega. Kui me lähme sellise šokikommunikatsiooniga ja loome selle kuvandi, et selle haiguse üliohtlikkuse kuvandi, siis tuleb mingi hetk ju ringiga tagasi, sest inimesed ju teevad selle asja läbi ja saavad aru, et see ei olnudki nii hull. Nii et seda nüüd väita kindlasti ei saa, et me nagu pikka aega ei teadnud, kuidas need riskid jaotuvad, et tegelikult oli juba Hiina andmete pealt üsna veenvalt näha ja seda kinnitas ka siis Itaalias esimene laine. Piirangute kehtestamisel võeti appi politsei ja trahvimeetmed.
Algul me püüame ilusti rääkida. Kes ei taha kuulda võtta, see peab tunda saama. See on saksa vanasõna muide. Neid korraldusi hakkab kontrollima politsei ja ta rakendab ka jõudu, kui on vaja, ka karistab. Et ei läheks Viru rappa, kus kohas on laudteel möödumiseks vaja 11 peaaegu, et kallistada. Kui need on rabade algus- ja lõpukohad, siis kindlasti seal ka politseid näha on. Kellegi jaoks seda ei tollel hetkel kindlasti plusspunkte. Täna me vaatame neid videosi ja natuke on piinlik. Olgugi, et tegelikult see kõik juhtus nagu suhteliselt hiljuti. Kas me tahame oma vabariigi kodanikke ja siin elavaid inimesi heidutada? Ja miks me neid heidutada tahame? Tuleb mõelda, et kunagi me vaatame neid videosi ja mõtleme, et miks me nii tegime. But we're defying a ban on public gatherings. Mitmes Euroopa riigis hakati allumatuid koroonaprotestijaid korrale kutsuma kumminuiade ja pipragaasiga. Need sündmused ei erine kuidagi täna Hiinas toimuvast. Ma nägin nendes videodes seda, kuidas tegelikult tervisesündmusest kujuneb politseisündmus. Jällegi keegi väänab kedagi maha, sest tal ei ole maski või ta ei jälgi tervisekaitsenõudeid. See ei ole mõistlik lähenemine. Mina peame küll tagantjärgi ütlema, et ma tunnen täiesti selgelt, kuidas mitte lihtsalt mind või Marti ja tervet kabinetti, vaid tervet ühiskonda ikkagi tegelikult lollitati. Et see paanika külvamine, mis toimus, tagantjärgi me saame aru, et see haigus ei olnud nii tõsine, et jah, olid riskigrupid, nende riskigruppide kaitseks oleks pidanud olema adekvaatne plaan. Kas tagantjärgi võib ka öelda, et oli veidikene ülereageerimist mingites aegades? Seda kõike tagantjärgi oleme me kõik targad, et oli ikkagi hetki, kus meil ei olnud tegelikult vaktsiine ja meil oli koormus haiglatele väga suuresti kasvamas, nii et tegelikult öeldi, et tervishoiusüsteem ei pea sellele vastu. Tagantjärgi praegu olles siin on lihtne vaadata asju selle läbi tänase prisma, aga see ei ole õige, sest selles ajahetkes me pidime kiiresti neid otsuseid vastu võtma ja toimisime selle info raames, mis meil tol hetkel oli. So in the overall way of things, Sweden did, I think, great. Koroonakriisi ajal pandi tööle kõva rusikaga tsensuurimasin. Nii nagu kombeks Hiinas, ei tohtinud ka läänemaailmas koroonakriisi meetmetes kahelda. Kriitikat oli keelatud teha isegi tippteadlastel. Kriisimeetmete suhtes kriitiliste teadlaste, tippteadlaste tsensuur, nende tühistamine, nende isikute halvustamine, nende kontode kustutamine. Et see kõik oleks pidanud tekitama, nagu öeldakse, lööma häirekellad helisema. Ja polnud oluline tsensuuri puhul, et kuivõrd kõrge renomeega teadlane oli kõne all, et paljud oli avaldanud, et näiteks kui tuli välja Great Barringtoni deklaratsioon eelmise aasta septembris, siis neid kuulsaid professoreid, epidemiolooge siis naeruvääristati ja halvustati meedias. Ja näiteks Martin Kulldorff, kes on omal alal üks enim avaldatud epidemiolooge, teda samamoodi nende hulgas. Ka Eestis võis tõe rääkimine lõppeda tühistamisega. Et arsti sõna peaks olema vaba, arst peaks olema sõltumatu, ta ei peaks alluma erinevatele, kuidas öelda, sellistele reeglitele, tsensuuridele, mida ta võib öelda, mida ta ei või, et kui ma rääkisin oma kogemusest, mis oli minu enda isiklik igapäevane tegevus ja ma ei suutnud seda kuidagi sama dramaatiliselt näha kui meedia, et siis ma arvan, et mul oli selleks õigus. Helen Lasn on doktorikraadiga hinnatud perearst, kes telesaates Suur pettumus purustas mitmeid müüte. Enamus on põdenud seda kergelt või väga kergelt. Et see karjaimmuunsus jah, aasta aega tagasi tõenäoliselt oli meil selline ilus illusioon, et me uskusime sellesse, aga praegu seda andme vaadates see nagu ei ole enam reaalne. Ütleme, et 50+ oleks see vanus, kus üldse võiks hakata nagu mõtlema, et lausvaktsineerimise, massvaktsineerimise peale, et see on see grupp, kus võivad siis nii-öelda koroonatüsistustega olla rohkem hädas. Noorte vaktsineerimine on kindlasti meie riigis hetkel üle
propageeritud. Jah, et kui me täna nüüd tagasi vaatame sinna sügisesse, et siis me saame ikkagi öelda, et need väited, mis ma seal nii-öelda ütlesin, et nad on tegelikult paika pidanud, sest tegelikult sellele oli piisavalt juba see hetk oli tõendeid olemas ja sellel hetkel tekkis selline väga tugev reaktsioon teatud huvigruppide poolt. Pärast saadet järgnes tühistamine, mis oleks olnud ootuspärane Hiinas, aga mitte Eestis. Helen Lasn avastas ennast meedias ristilööduna. See oli algul, mulle hommikul saadeti üks sõnum, öeldi, et oi, et sa oled meedias. Ma mõtlesin, et mis meedias, et ma ei ole kuskil käinud, ma ei ole midagi teinud, ma ei tea, millest te räägite. Siis ma mõtlesin, et see on nagu ebareaalne, et sellistest ei saagi olla, et kuidas see saab niimoodi see kellegi selja taga teha, ilma et oleks midagi küsitud, et siis minuga ei võetud kunagi ühendust, ei ühegi ajakirjaniku poolt, küll jah, perearstide seltsi poolt minuga võeti ühendust ja öeldi, et minu käitumine ei ole aktsepteeritav. Selleks hetkeks oli Heleni väidetele kuhjaga teaduslikke tõendeid ja tal oli õigus, kuid Helenit nimetati valetajaks. Aga see, et nad lähevad nagu meediaga koos ja tulevad ja lihtsalt üritavad mind kuidagi häbiposti tõmmata ja mind laimata põhimõtteliselt, et selle peale ma ausalt ei tulnud. Helen Lasn visati välja perearstide seltsist. Et mulle siis tehti ettepanek lahkuda perearstide seltsist, keda ma olla siis häbistanud oma väidetega. Ja et minu kohta enam seal ei ole, nii et mis tahes selline aktsepteeritud narratiiv parasjagu on, siis selle vastu ei tohi midagi öelda. Siis läheb natuke aega mööda, tuleb välja, et see narratiiv osutus valeks, keegi seda ei tunnista loomulikult, siis valitakse uus ja siis on jälle sa pead nagu seda pimesi uskuma. Inimesed õpivad, et kui neil üks kord valetatakse, siis nad ju ei pruugi enam usaldada neid järgmisi sõnumeid. Ja nõuda sellist vankumatut kuuletumist mingisugustele ebateadusel põhinevatele nägemustele on veider. Avalikus kommunikatsioonis jäeti mulje, et maskid aitavad olulisel määral viiruse levikut peatada. Seda ei juhtunud. Kui me ikkagi nagu anname avalikkusele selle ootuse, et kõik nüüd poes ikka maski ette paneme, kõik paneme, päriselt paneme maski ette, et siis nagu on läbimurre selle viiruse leviku. No me ei ole näinud seda ja ükski riik ei ole paraku seda näinud. Kuid eestlased pidid maski kohustuslikus korras edasi kandma. Terve päeva maskiga töötada oli paljude jaoks piinarikas. Mul teenindajana on 12 tundi väga raske olla maskiga, et esiteks mul tekib näo peale lööve, mul on punne täis, on hapnikupuudus, õhku on vähe. Sellega on päris raske hingata, kui sa pead kogu aeg püstijalu liikuma ja kõndima. Siis tegelikult enne pandeemiat oli selline teaduslik konsensus see, et see ei ole efektiivne meede. Ja seepärast tegelikult ma ei tea, et riigid oleksid valmistunud selle meetme elluviimiseks, et oleks varutud elanikkonnale maske. There's no reason to be walking around with a mask. You do not have to wear masks. The medical experts, we didn't know about mask wearing. Rootsis maske ei kantud ja nende nakatumisnäit ei erinenud teistest Euroopa riikidest. Aga oli ka ametlikult teada, et maskide kandmine ei taga väga suurt kaitset sul. Maailm tegi maskid kohustuslikuks väga nõrga teaduse alusel. Kanname seda ühistranspordis ja poes. Siseruumides maske. Masks do make a really big difference. Remember, masks are mandatory. It's time to grow up. Wear a mask if not for yourself, for your loved ones, for your country. Ja kui me vaatame haigestumist, hospitaliseerimist, siis seal me tõesti ei näe, et maskid said kohustuslikuks, nakatumine langes ja jäigi sinna madalale tasemele. Suuremahulisi päriselu maskiuuringuid on tehtud vaid üksikuid. Ja kui me vaatame nüüd siia taustale seda teadusmaailma, tõendus selle kohta, et see on efektiivne, on äärmiselt nõrk. On tehtud 2 uuringut ja kumbki ikkagi tegelikult väga veenvalt ei suuda näidata, et see meede on tõhus. Riigijuhid väitsid ometigi kindlas kõneviisis,
et teadus toetab kõiki rangeid ja eksperimentaalseid meetmeid. Aga kõik need meetmed on tõesti tõenduspõhised. We'll continue to be informed by science. To be guided by the very best science we can. Follow the science. We've always used evidence. We in the UK are guided by the best and the latest scientific advice. Et see sõna teaduspõhine kõlab hästi, et see nagu reklaam mingile tootele. Koroonakriisi üks ohvreid on kindlasti teadus ja teaduse maine. Koroonapandeemia käigus on teaduskommuun ja teaduse tähendus oluliselt kannatada saanud. Suur osa meetmetest, maskid, vaktsiinipassid, laustestimine olid puhtalt poliitilised otsused, kus tõenduspõhisus oli olematu või väga nõrk. Piirangute aluseks on tihti olnud koheldava kvaliteediga teadusuuringud. Paljud piirangud ja meetmed, mis tegelikult koroonapandeemia käigus ellu viidi, nende puhul ei ole tihti sellist veenvat ja järjepidevat tõendust olemas. No ega teadus kõiki neid meetmeid ei toeta. Et väga palju meetmeid on võetud ka niisuguse parima äranägemise vaimuskasutusele. On eksitud absoluutselt igal sammul. Ja ma ei ütle, et see on vale. Mind lihtsalt häirib see, et mitte keegi seda ei tunnista endale. Et see, mida on lubatud, see, kuidas on neist räägitud, see, mismoodi on neid peale surutud, see ei põhine teadusel. Harrastati neidki meetmeid, mis olid lihtsalt absurdsed ega aidanud kuidagi viiruse levikut pidurdada. Tagantjärele võib isegi tunduda naljakas, et mul kodu juures tõmmati ümber siis laste mänguväljakule lindid, et õues. Et see tohtinud sinna ka minna. Kas võiks siis ka avada laste mänguväljakud? Ja me teame, et seal, kus mängivad lapsed, sinna kogunevad ka mõnikord nende vanemad. Meie ei kiirustaks praegu nende meetmete levendamisega. Miks me siis keelasime laste trenni tegemise näiteks mere ääres? Jäta meelde, desopudel kaasa, ristad puhtaks. Kaitse end koroonaviiruse eest. Oht pole kuhugi kadunud. Siin on mõni oli televiisoris näitas, kuidas desinfitseerida banaane. Viimase 2,5 aasta jooksul juhtus päris palju asju, mis oleks pidanud tegema valvsaks iga kriitiliselt mõtleva inimese. Et kui me mõtleme siis hirmukampaaniat, siis statistikaga vassimine, vaktsiinikampaania, mis olid suunatud lastele ja noortele, kes üldse vaktsiine ei vajanudki. Kriitiliselt uurivast ja kõhklevast teadusmeetodist sai iseenda vastand. Pandeemia ajal tasalülitati teaduslik debatt ja reeglite aluseks sai usk. Inimesed raamisid oma profiilipildid loosungiga usaldan teadust. Nimelt need inimesed, kes ütlevad, et nad usaldavad teadust, ei ütle meile tegelikult ju seda, et nad päriselt usaldavad teadust, mis metoodiliselt on kõhklev, kahtlev ja kõike kahtluse alla seadev. Vaid nad lihtsalt ütlevad, et mina usaldan seda teadlast. Eelmine ja praegune teadusnõukoda annavad meile diametraalselt erinevaid seisukohti teatud küsimustes. Kui sa usaldad teadust ja usaldad neid mõlemad, siis sa tegelikult ei usalda mitte midagi, sellepärast et kaks vastukäivat seisukohta ei saa ju üheaegselt kehtida. Teine probleem, millega teadusringkond peab täna hakkama saama ja omad järeldused tegema, on teaduse politiseerimine. On võimalik anda täpselt selliseid teadusselgitusi, nagu otsuse tegijad just parasjagu vajavad. Kriisijuhid manipuleerisid teadusega ja kuulda võeti vaid neid, kes toetasid valitud kriisipoliitikat. Osad Irja Lutsari juhitud teadusnõukoja soovitused ei sobitunud valitsuse karmi käe poliitikaga. Irja Lutsar ei soovitanud sunniviisilist maskide kandmist, kuid maskid tehti sellele vaatamata kohustuseks. Lutsar oli ka veendunud, et läbipõdenute koroonapassi kehtivus pidanuks olema vähemalt 12 kuud. Irja Lutsari puhul oli äärmiselt sümpaatne see, et niipea kui tuli esimene
esialgset õiguskaitset andev lahend võttis avalikult seisukoha ja kiiduväärselt ja enda arvates teaduslikult põhjendatud seisukoha. Ta on ju teadlane, et seda eeskuju võiks järgida kõikide puhul ja võiks kõikidel läbipõdenutel pikendada 12 kuuni. Et tegelikult ei ole mitte mingit head põhjust, miks peaks läbipõdenu COVID-tõend kehtima 6 kuud versus vaktsineeritu 12 kuud. Kas valitsusele ei sobinud need nõuanded? Igatahes vana teadusnõukoda vallandati ja palgati uued, oluliselt rangema hoiakuga nõunikud. Kindlasti ei olnud teadusnõukoda kordagi ütelnud, et me oleme väsinud ja me enam ei jõua. Vaktsiinikampaania tühjaks osutunud lubadused on tekitanud tõsist kahju teaduse mainele. We can reasonably quickly get to the herd immunity. Where we have herd immunity. Eestis ja Euroopas jõutakse karja immuunsuseni suve lõpuks. Getting everyone vaccinated. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. No ja, mida me oleme näinud tõenäoliselt nüüd terve eelmine aasta ja näeme ilmselt ka siin lähitulevikus on tõesti selline suur ravimi müügikampaania, milles osalevad nii poliitikud, arstid, teadlased kui suur osa elanikest. Karjaimmuunsuse eesmärgi saavutamine on kiirelt muteeruva viirusega pea võimatu. Seda oleks pidanud teadus ometigi ette nägema. Aga see jutt ju osutus müüdiks, et ennast vaktsineerides kaitseme teisi. Karjaimmuunsuse eesmärgi nimel muudeti vaktsineerimine paljude jaoks möödapääsmatuks. Me peaksime asju nimetama õigete nimedega ja ütlemegi, et see oli vaktsineerimiskohustus ja sellele järeldusele on jõudnud ka Riigikohus oma põhiseadusliku järelevalve hinnangus. Väga paljudes organisatsioonides, eredaks näiteks on siin Kaitsevägi, lähtuti vaktsineerimisest kui mingisugusest loosungist. Et 100% vaktsineeritus tagab Eesti kaitsevõime. Martin Piisang keeldus koroonavaktsiinist ja ta vallandati. Kes ei ole nõus vaktsineerima, et siis neid hakatakse karistama ja hakatakse lahti laskma. Ja siis päris paljud inimesed läksid ise enne minema, et kui mul on laitmatu teenistuseks 20 aastat näiteks ja nüüd ma saan karistada sellest, et ma ei ole nõus süstima endalisse midagi, et ma pigem lähen ise ära. Minu töö oli ka tegelikult selline, et ma ei puutunud kokku kellegi. Ma tegelesin relvastusega, ma puutusin seal 1-2 inimesega reaalselt kokku, eks. Lõpuks ei lubatud väeosa territooriumile, öeldi, et kõik, öeldi veel, et see on sinu enda nii-öelda, et sind ennast hoida, et sa haigeks jääd, et sa oled umbes vaktsineerimata. Kaitseväes ma oleks kindlasti teeninud kuni pensioni eani välja, et sellest pole küsimustki. Mina ei puutunud kokku ühegi inimesega, kes oleks öelnud, et ta tahab seda vaktsiini teha. Pigem oli selline suhtumine, et okei, ma teen selle praegu ära, ma ei taha oma töökohta kaodata. Ja mis see reaalsus siis oli, inimesed ikkagi jäid haigeks. Ja oli päris palju kolleege oli, kes vahetult peale süstimist jäid haigeks kohe. Tegid süsti ära, läks nädal mööda ja nad hakkasid koroonasse. Kohtulahenditest on selgunud, et politseinike, kiirabitöötajate ja kaitseväelaste vallandamine on olnud alusetu. Mis kõige kurioossem, läbipõdemist hakati igal sammul pisendama. Läbipõdemisega saadud immuunsust eirati, ignoreeriti ja selle kaudu läbipõdenuid ka siis diskrimineeriti ikkagi üle 2 aasta. Et tegelikult oli olemas tõesti 10 uuringut selle kohta, kuidas läbipõdemine annab laiema spektriga immuunsuse, see kestab kauem ja see on igas mõttes parem. Sellest hoolimata siis spetsialistid rääkisid vastupidist ja sundisid vaktsineerima kõiki ka lapsi, kuigi lapsi see ei ohustanud, eks ole. Delta tüve ajal oli näha, et see vaktsiini kaitse kulub maha juba 2-3 kuuga ja ei olnud mõeldav, et vanaema kaitsta, sellepärast, et siis oleks pidanud lapsi iga 2-3 kuu tagant uuesti süstima ja see ei oleks olnud mõeldav laste immuunsüsteemi seisukoha pealt. Mis siis juhtub, kui sa ei taha seda süsti teha? Et see vaktsiin on üks võimalus, kuidas saab ära hoida koroonasse nakatumist. Ja miks me tahame seda vaktsiini teha, ongi see, et lapsed saaksid käia koolis, saaksid käia trennis.
eelmise aasta sügisel, siis deltatüve leviku ajal oli vähemalt 30% inimestest läbi põdenud, suure tõenäosusega 50%, kui vaadata teiste riikide uuringuid, kes tegelikult vaktsiini ei vajanud, keda reaalselt survestati vaktsineerima ilma asjata. 2021 aasta sügisel oli meil lockdownis 100 000 inimesi jätkuvalt, aga ülejäänud inimesed, kes olid vaktsineeritud, isegi ei tajunud seda. Väga paljud. Nende jaoks läks elu tavaliselt edasi. Et panna vanuses 0–60 inimesed lockdowni sellepärast, et 5% haiglasse sattunutest võib olla nende seas, et seal ei ole tegelikult ju loogilist põhjendust. Siis Eestis, kuna ei suudetud riskigruppe tegelikult ära vaktsineerida, siis asuti järjest nooremaid inimesi vaktsineerima, sealhulgas lapsi. Et need vaktsiinipassid nii Eestis kui ka mujal Euroopas, nad tegid tegelikult ühte asja ja nad seda tegid hästi, et nad tõesti seda vaktsineerimist innustasid. Nagu me oleme niivõrd harjunud sellega, et natuke on juba praegu raske ette kujutada, et see asi oleks teistmoodi. Selle koroonapassi ainus mõte on sundida inimesi vaktsineerima. Peamine põhjus oli see, et on ühiskondlik surve, et mul ei olnud võimalus muud moodi elada, selles mõttes, et ma pean Eesti ja Hollandi vahel reisima ja mul ei ole selle jaoks muud võimalus kui see, et ma vaktsineerin ennast. Ma tegin vaktsiini, ma saan käima nagu baari, nii kafeteriasse, nii restoranisse. See on lihtsalt mingisugune asi, mida ma näitan, mis näitab, et ma olen nii-öelda ohutu teiste jaoks. Miks sa siis peaksid saama koos vaktsineeritud inimestega väljas käia? See on kõige lihtsam asi maailmas, et sul on olemas mingi pass. See ei riiva mitte ühtegi inimõigust. See on inimõigus olla üksi kodus ja mitte väljas käia. See on inimõigus. Et no... Lapsed ja noored on pandeemia ajal põhjendamatult palju kannatanud. Vaktsiinipassiga võeti neilt ära ka vabadus. Kõik selleks, et saada kogu maailm vaktsineeritud. Tunnetuslikult julgen öelda, et lapsed kandsid selles pandeemias minu hinnangul põhjendamatult suurt koormust. COVID-tõendi esitamise kohustus laienes ka lastele. Seega väga raske oli leida sellele ka loogilist põhjendust, ehk et mis probleemi selle kohustusega, lastele kehtiva kohustusega lahendada soovitakse. Ja võt nüüd sellises olustikus me tegelikult tegelesimegi avaldustega, kus ilmselgelt laps oli jäetud ilma võimalusest normaalseks sotsiaalseks, füüsiliseks ja vaimseks elus. Et nendes tegevustes osaleda, olgu selleks siis trenn, muuseumides käimine ja nii edasi, nii edasi. No kuna COVID-i piirangud olid väga pikad, siis ja lastel piirati nii koolis käimine kui kogu huvialaringides käimine, spordi tegemine, kõik see. Just selles vanuses, kus lapsed peavad liikuma, arenema, nende füüsiline võimekus tuleb üles ehitada, nende motoorika tuleb üles ehitada. Sel hetkel me istutasime nad televiisori või pildiga öeldes arvutite taha. See dramaatiline tagasiminek lastel liikumise mõttes on väga muret tekitav. Nii palju kui füüsiline võimekus vähenes, nii palju protsentuaalselt kehakaal tõusis. Lapsed olid võib-olla selle koroonaviiruse pandeemia tõelised ohvrid selles mõttes, et laste see igapäevane tegevus oli vaatajad kõige rohkem piiratud. Tänase päevani ei tunnista Eesti tervisesüsteem koroonavaktsineerimise tagajärjel tekkinud vaktsiinikahjustusi. Neid inimesi justkui olekski olemas. Kui võrdlen ikkagi elu enne ja elu pärast, siis elu kukkus kokku see, mis ennem oli. Kujutage nüüd ise ette, sa tunned ennast suurepäraselt, sul on hea olla oma kehas, sa teed sporti, sa võid teha ükskõik mida. Ja järgne hetk sa ei suuda mitte midagi, ta ei suuda isegi teisele korrusele minna. Ehk siis oma magamistuppa, sa ei suuda riisuda lehti, sa ei suuda kodu koristada, sest sul lihtsalt tervis ei pea sellele vastu.
et järgmine hetk on su süda puperdab sees niimoodi, et iga väiksemgi liigutus nõudis meeletut pingutust. Ma ei suutnud rattaga sõita lapsega. Ma istusin ratta selga, sõitsin väravast välja ja ma keerasin otsa ringi, sest mul oli hing paelaga kaelas. Sa üle keha tegelikult valutad kogu aeg, et see on siuke nagu näriv valu, et see nagu on ja mõni hetk korraks läheb vähemaks, siis jälle nagu tuleb välja, et see on nagu kogu aeg. Et kui on see liigese päeva valu, aga sa ei saagi mitte midagi teha. Mina näiteks lõpetasin koolis töötamise ära, seepärast, et ma ei olnud võimeline enam minema sinna klassi. Ülereageerimisega tõime ohvriks maailma majanduse. Tegime paljude inimeste, aga eriti just laste elu põhjendamatult raskeks. Järgmise tervisekriisi korral peaksime säilitama Rootsile omase kaine mõistuse ja julguse ise oma tee valida.